kiirelt võime ju käia läbi ka selle protsessi, ma mõtlen, ütleme siis müügiprotsessi ka kliendi jaoks, et kuidas ta meil tavaliselt käib? No ma võib-olla nii palju, et selleks, et seda maja ehitada, on kõigepealt vaja teada, mida me ehitame ja kuhu me ehitame, et siia ette nagu see projekteerimisprotsess võtab sisuliselt võib-olla sama palju aega, kui see lõplik maja valmimine, et ühed valikud on inimeste jaoks need, et nad võtavad mingisugused näidisprojektid, mis nende kinnistule sobivad ja mis nende perevajadusi rahuldavad, et siis on nagu olemas selline arhitektuurne põhi, mille pealt üldse nagu edasi hakata liikuma. Meie kogemus näitab, et väga paljud sellised igasugused tüüplahendused, nagu öeldakse, inimestele ei sobi ja seetõttu ei ole ka meie oma kontseptsioonis neid väga palju välja pakkunud, et meie kodulehel olevad lahendused on pigem ongi need näidised, et inimesed saaksid mõelda, mis suunas ta üldse nagu seda kodu tahab või mis suunas talle ka lubatakse midagi ehitada, et siin on oluline teada siis ka neid tingimusi, mis su kinnistul on lubatud. Et kui me räägime sellisest individuaalse lahenduse tegemisest, et siis see jällegi vajab natukene rohkem eelplaneerimist ja ajalist planeerimist, et me siis saame kokku, räägime läbi inimese soovid, vaatame üle kinnistu, vaatame üle nõuded, vajadused ja projekteerime siis koostöös arhitekt klient siis sellise maja nagu soovitakse.